päeva viimase loenguga. Aitäh kõikidele kuulajatele, kes on nii kaua aega vastu pidanud ja mõned on ka uued vist tulnud. Suur hea meel juhatada sisse uusmeedia õppetooli professori teine kandidaat Sten Saarits, kes on siis õppinud installatsiooni ja skulptuuri osakonnas ja hiljem läinud magistratuuri uusmeediasse. Eelmisel aastal edukalt lõpetanud. Ja Steni ma väga pikalt ka ei tutvustada, noor inimene, paljud teist tunnevad teda kui koolikaaslast. Aga ütlen ainult seda, et kui kunagi Raja tänaval Taavi Kallega tegime installatsiooni ja skulptuuri osakonda, siis Sten oli alati see, kes aitas asju välja vedada ja juba esimese kursuse tudengina tõestas ennast kui väga head meeskonnaliiget. Et tegelikult mul on väga hea meel, et see on huvi siin koolis jätkata ka peale magistriõpinguid, et ainult väga tervitada ja soovin edu, palun. Aitäh! Tere siis minu poolt ja tänase loengu teema on siis kujundatud keskkonna ja poliitreaalsus ja siis kahest osast koosnevana loeng. Ja ma saateksin võib-olla teisem kiire sissejuhatuse, mida ma sellele mõtlen, et kujundatud keskkond on üks pool sellest loengust. Üks nagu seostatav element keskendub siis peamiselt linnaruumile või arhitektuurile, mingisuguse keskkonnale, mis on inimese käe järgi kujundatud, inimese käe järgi loodud, kus põimuvad erinevad kultuurilised väärtused ja tähendused. Ja teine pool on siis keskendub liitreaalsusele, pean siin visuaale kohe kontrollima. Ja liitreaalsus me teame enamasti siis nagu läbi selliste seadete, mis võimaldavad kuvada siis mingisuguse virtuaalse kihte reaalse ruumi peal. Et siis nagu tuntumad seadmed on näiteks Google Glass, mis on siin ka illustreeritud. Ja mujal me kohtame seda näiteks nutiseadmetes, et hästi populaarsed on just rakendused, mis võimaldavad siis läbi nutiseadme kaamera siis nagu otse ülekandele liita juurde mingisuguseid virtuaalseid kihte. Et ma arvan, et peaks seda pikemalt seletama, et see on nagu iseenesest mõistetav, aga uurides selle liitreaalsuse kohta, mille vastu mul on päris huvi, sattusime üks eraldi teema otsa, ehk siis helipõhine liitreaalsus, ehk inglise keeles audio VR või audio augmented reality. Ja siis mõtlesin, et see liitreaalsus on võib-olla nii nagu suur teema, millest rääkida, et olles ise ka nagu seotud pigem helikunstiga, siis ma mõtlesin, et selles loengus ma pigem keskenduksingi just sellisele mõttele nagu helipõhine liitreaalsus, et see võib ka mõne jaoks olla uus teema, et sellest ei ole nagu liiga palju juttu olnud. Ja alustades oma loengut siis kujundatud keskkondade teemal, et põhimõte on siis need kaks elementi omavahel siduda selle loengu jooksul. Aga alustades siis kujundatud keskkondadega ma juhataksin selle loengusse sisse tsiteerides Tõnis Kahu. Et kui tohib. See on illustratsioon selle mõtte jaoks. Nii, Tõnis Kahu. Me tegelikult elame keskkonnas, kus me midagi sellist ei kohtagi, mis ei oleks disainitud. Me kohtame ainult seda, mis on kuidagi moodi meie jaoks kujundatud. See ongi linna ja linnaruumi eripära. Sõidavad mööda autod ja me kuuleme nende mootorit. Aga see pole ka loomulik. See on disainitud heli. Me näeme maju, mis on disainitud. Me sööme isegi toitu, mis on disainitud. Me vaatame puid ja põõsaid, mis on linnas disainitud. Meil ei ole midagi sellist, mis oleks metsik. Samas on selles linnakeskkonnas paratamatu see, et inimesed näiteks loovad spetsiaalset muusikat selleks, et neil ei oleks vaikusega hirmutav või kõhedust tekitav silmitsi seista. Minu arust on see väga huvitav mõte, et sa viibid üks mürases keskkonnas ja sa ikkagi nagu liidad seda veel ekstra heli juurde, et seda müra võib-olla kohandada enda jaoks või nagu muuta seda keskkonda enda jaoks nagu sobilikumaks. Et muusika on samamoodi kultuur, eks ole.
et sa nagu sellise arhitektuurile paned peale mingisuguse kultuurikihi, mis teeb selle nagu, selle keskkonna meeldivamaks. Ja siis natukene mõeldes veel mingisuguste esseede peale, mida kirjutatud Olav Aurelius on Islandi-Taani kunstnik. Et leidsin veel nagu sarnased seosed, mis laiendavad seda Tõnis Kahu mõtteviisi, et kuidas nagu teadvustada seda nagu kujunduslikkust ümberringi, et kuidas kõik on disainitud. Et Olav võrdab välja, et kunst vaatab maailma kui mudelit, millega saab luua dialoogi. Et kunst ei vaata mõnegi maailma kui jäika konstruktsiooni, kus sul pole sõnaõigust. Kultuuri tootmine on alati ikkagi, selle püüdlus on siiski nagu siduda inimesi oma keskkonnaga. Ja minu jaoks muutub hästi oluliseks. Ja üldse, kui räägib kunstist, siis ma arvan, seda peaks nagu märkima. Ma näitan ühte teost, mis mulle väga nagu meeldib. See on niisugune valgusinstallatsioon. See on siis Londoni State Moderni fassaadil. See on Martin Creedi teos. Martin Creedi teos on kõik nagu numbrite järgi pandud, nagu tituleeritud. Ja selle teose number on siis 232, work number 232. Ja see siis nagu üks neontekstiga ütleb selle fassaadi peale, et the whole world plus the work equals the whole world. Terve maailm pluss teos võrdub terve maailm. Ja minu arust see on märgiline selle poole pealt, ja kõik, mis, kui me räägime keskkondadest ja nagu igasugustest ideede põimumisest ja kultuuri põimumisest, see on nagu oluline just selle poole pealt, et me saaksime nagu, võib-olla mõtleksime korraks selle peale, et kunstiteos ei ole kuidagi võõras maailmale, et nagu kunstilooming ei ole võõras oma keskkonnale, et on alati nagu osa oma keskkonnast. Et see on nagu, kui sa liidad mingisuguse uue idee mingisuguse keskkonnale, siis on ikkagi tervikliku vaatest kogu kultuur või kogu see keskkond, mis peale seda nagu alles jääb või mis on nagu olemas peale seda. Et üritangi nagu just neid, soovingi just neid mõtteid nagu omavahel siduda, et kuidas nagu looming ja keskkond on täiesti omavahelises suhtes. Peansin tõesti, ma leidsin nii huvitavaid mõtteid tehas researchi selle loengu jaoks, et peansin veel tsiteerima. Ja ma tsiteerin USA linnaplaneerija David Lewist. Loodus mu korras. Nii. David Lewis. Linnad on päritud. Meie ei ehitanud neid. Nad on päritud ja enamus linnad, mis me oleme pärinud, on planeeritud enne, kui meil olid autod ja enne elektrit ja kõiki asju, mis meil nüüd on. Me peame mõistma, et linn on organism ja me liidame sellele organismile. Me eemaldame ja liidame. Mind häirivad kaasaegsed arhitektid, kes mõtlevad, et nad saavad lisada hoone tänavale ilma, et nad vaataksid tänavat. Mind häirivad meie arhitektuuri ajakirjad, kes illustreerivad hooneid kui kunstiobjekte. Nad ei ole kunstiobjektid, nad on detailid linnast. Nad on detailid sotsiaalsusest, nad on osad meie eludest. Et kui mõeled seda peale, et need on detailid meie eludest, eks ole, nagu osa meie elust, eks ole, siis tekigi nagu sellised küsimused, et üldse nagu linnaruumi kohta, et milline on nüüd siis nagu selline kutsuv keskkond, just seesama, milline keskkond on see, mis võimaldab meil kodanikuna osaleda mingisuguses dialoogis ja milline keskkond nagu eemale tõukab ja kuidas kunst saab seda või kultuur saab seda asja nagu vahendada, kuidas neid inimese ja arhitektuuri vahelisi sidemeid nagu siis siluda, eks ole. Et millises ruumis me tunneme, et meil on sõnaõigus, millises ruumis me tunneme, et meil on osalusõigus ja millises ruumis on meie osalus piiratud, eks ole, ja mis eesmärkid on see osalus piiratud, eks ole. Kunstis me peame ka mõtlema selle peale, et mõned teosed nõuavad sellise olukorra loomis, kus sul on mingisuguse võimaluse mingisuguses ruumis piiratud, sellepärast, et illustreerida mingisugust ideed piiratud keskkonnast või nagu mingisugusest probleemist mingisuguses süsteemis. Ja siis üks teine asi, mis kohe nagu seda arhitektuuriga rääkides ja arhitektuuri ja kunsti põimumisest tuleb nagu silme ette on siis kohe valge kuubi diskursus.
et ma olen hästi palju nagu mõelnud selle üle, et mida see keskkond siis nagu teeb teosega või kuidas teosed erinevad selles keskkonnas, muudes keskkondades. Paljud asjad on muidugi ilmselged, et ma hakkan minema kohe tagasi mingi baasarusaamiste juurde. Aga ma tahaksin küll keskenduda selle peale, et valgekuup nagu loob üks spetsiifilise eelhäälestuse, kuidas me näeme mingisugust teost. Ja heliga töötades valges kuubis, mis alati ei ole kõikide galeriistide jaoks lemmik nähtus, siis heliga töötades galeriides ma olen nagu aru saanud, et kuidas see keskkond ühest küljest nagu üldse ei sobi heli jaoks, ta kajab palju ja keegi valgur peab seda tolereerima iga päev ja see on nagu raske, aga teisest küljest nagu valge kuup annab nagu meile spetsiifilise nagu tunnetuse, sest me oleme harjunud valges kuubis nagu vaatama installatsiooni kunsti, me oleme harjunud selles ruumis ringi liikuma väga spetsiifilisel moel. Me suhestume teosega teistmoodi valges kuubis kui näiteks kontsertisaalis, sest kontsertisaalis me oleme siiski nagu enamasti passiivse kuulaja rollis, aga näitsesaalis me nagu kuidagi tegeleme alati nagu helidega, nagu installatsioonidega ruumilisel moel. Et ma ütleks, et valge kuup on ikka rakenduslik arhitektuur või ruumidisain, mis mingil juhul aitab tuua esile mingisuguste tööde potentsiaal väga tugevasti, mis minu arust tähtis. Ja nagu samamoodi võiks ka mõelda siis igasugused nagu linnaruumi peale, et millises keskkonnas on mingisugused eelised olemas mingisuguste sekkumiste jaoks ja millistel piirkondadel on mingisugused tähendused olemas ja kuidas navigeerida neid kultuurikihte, mis eksisteerivad mingisuguses keskkonnas. Et mida kasutada oma kasuks ära kunstnikuna ja millele tähelepanu suunata. Lõpetan seda keskkonna teema poole nüüd, ma hakkan seda kokku tõmbama, aga enne kui ma lõpetan selle valge kuubiga, siis ma tahaksin ühe asja tuua selle puhul esile, et see on see neutraal valge valgus, mis on galeriides. Uurid selle kohta, siis ma hakkasin mõtlema ise, et kuidas see valge valgus on tegelikult alati vahendanud kõike loomingut, mida me oleme galeriides näinud. Et kui nüüd tagant järgi nagu mõelda selle peale, ma mõtlesin enda peale, et enamus kunsti, mida me näinud, on alati esitatud ebaloomuliku neutraal valge valguse käes. Et siis nagu minu harjumus kunsti näha on alati mingisuguses väga spetsiifilises seisundis, meeleseisundis. Et ma leidsin, et see on nagu väga huvitav nähtus, mida isegi mõnel hetkel väga pikalt on analüüsida. Aga jah, see on need kujundatud keskkonnad ja nende mõju siis nagu kunstile või kultuurile. Ja teine pool siis, teine oluline aspekt, mis tahaks rääkida, on see liitreaalsus. Ja ma saan aru, et neid on omavahel väga raske situda. Aga kui just mõtleme nende kultuurikihtide peale, siis ma usun, me leiame nagu kuldse kesktee, kuidas nagu mõista neid omavahel ja kõik on ikkagi filosoofiline käsitlused. Et laseme natuke selle asja nagu vabalt poolata. Et liitreaalsus võib tunda küll nagu interaktsioonikunsti või meedia, või interaktsioonidisaini või meediadisaini eriala fookus. Näes ka Raul vist ennem nagu lühidalt viitas, aga jah, ma nõustun jällegi Rauliga selle poole pealt, et uus meedia tegeleb tehnoloogilise kunstiga ja ka digitaalse maailma uurimisega. Et siis selle puhul ma tunnen, et nagu see liitreaalsus on ka väga kohane. Et kui mõelda nagu üldse uus meedia kunsti peale, kui ma lühidalt tutvustaks neid valdkondi, mida me oleme ise nagu tegelikult osakonnas kirja pannud, millega me seostame seda, et heli- ja videokunst on selle nagu alus, aga selle otsa tuleb interaktiivsed kunstid, algoritmilised, informatsiooni illustreerimine, masinatega loodud kunst, internetikunst. Ja see nimekiri läheb edasi. See on kuidagi nagu hästi lai maastik, aga selle peamine suunitlus on siiski nagu luua mingisugune teejuht niisuguse nagu uute meediumite jaoks või uute kunstimeediumite jaoks. Ja selle tõttu ma arvan, et see liitreaalsuse käsitlus on ka nagu hästi oluline just selles valdkonnas. Et kui mitte meie, siis kes teine. Ja rääkida siis nagu sellist helipõhilisest liitreaalsusest. Et ma alustaksin üldse siis eelmise sajandi keskelt üldse. Ma hakkasin vaikselt aru saama, et helipõhine liitreaalsus või nii nagu me mõistaksime seda nagu otse ülekandena. Nagu
otse vastandina siis nagu visuaalsele liitreaalsusele. Et siis heli on nagu sellest nagu ees olnud, visuaalist nagu ees olnud ja no arusaadatud põhjustel ka. Et audio AR sai esimest korda ilmavalgus tegelikult 50ndatel Stedelijki muuseumis Hollandis. Ja selle kuju oli siis olla audiogiid või nagu juhatus siis nagu muuseumis navigeerimise jaoks. Et sa kasutasid täpselt seda seadet, eks ole, mis on üks mainima väga ilus seade ka. Paned selle kõrva ja see on tegelikult raadio vastuvõtja ja terve see Stedelijki muuseumi täispand on madalsageduslik antenne. Ja iga kord, kui sa lähed mingisuguse teose lähedale, siis sa nagu lähed vaikselt selle sageduse peale, mis selle teose läheduses on. Ja sa kuuled siis, siis audio nagu seletus selle teose kohta või tutvustust. Et tollane siis muuseumi direktor arvas, et see oleks nagu hea viis, kuidas nagu teha individualistlik õppimiskogemust, igaüks saab oma rütmis nagu näitust kogeda. Ja see võib-olla töötab paremini kui mingisugused etiketid seinte peal või kataloogid ja nii edasi. Aga sellega kaasneb üks huvitav nagu element, et see on ikkagi kogeda siis nagu reaalset keskkonda siis mingisuguse teise informatsiooni kihiga, mis selle peale on laotatud. Ja see on otsene alalaal või tegelikult sellisest Google Glassist, eks ole, mida ma enne näitasin, et see on samamoodi, et sul on nagu loomuliku keskkonna peale siis laotad mingisugune kiht, mingi interface. Et selle protsessi käigus toimub ikkagi huvitav olukord, kus sa nagu kuuled mingit häält enda peas või sa kuuled kedagi teist enda peas või veel enam, sul võib tekkida mingi ümberkehastumise nagu olukorrad, eks ole, kus keegi nagu juhendab sinu elu või nagu film nagu suunab siin nagu filmi. Et võib-olla kui see hääl ühe teose lõpus ütleb, et nüüd liigume järgmise teose juurde ja siis tunned, et keegi nagu juhib sind konkreetselt nagu. See on huvitav niisugune teise keha peale mõtlemise nagu olukordadega. Aga sellele mõeldes või selle idee peale olles liigub kohe edasi Mari-Liis Rebase teose juurde. Ma ei tea, ma hiirtades mõeldes. Vaatame vist seda ära koos. Põhimõtteliselt see on siis Mari-Liis Rebase, Eesti kunstniku selline teos nagu Kuulmevoog. See on siis näituselt kõrvaltkuulja ehk siis ear witness. Või siis nagu pigem just see ingliskeelne tõlge, et ma tõlgis seda just nagu tunnistaja. Minu see sõna tunnistaja on väga on võib-olla isegi parem kui kõrvaltkuulja. Aga jah. Lühidalt rääkides sellest teosest, et Mari-Liis Rebane on selle projekti puhul selline vahendaja, kunstnik on ise on siis teose vahendaja. Me näeme galeriis selle situatsiooni, kus on olemas 3 niisugust kuulamispunkti, kus passiivse positsiooni peal inimesed saavad kuulata 4 kohta, kus inimesed saavad kuulata pealt Mari-Liisi niisugust ütleme siis nagu igapäevast rändlust linnas ja oma keskkondades. Ja seda vahendab siis niisuguse mikrofoni, mis tal on kõrvas. Näeb välja küll, et kõrvaklapid on peast, et kuuleks nagu muusikat ja tegelikult need on mikrofonid. Ja need mikrofonid jooksed siis talle helisalvestajasse ja sealt edasi siis telefoni, mis nagu teeb siis otse ülekannet galeriisse. Ja galeriis viibides, küll siis nagu passiivses kohas, aga enda peas sa saad nagu kuidagi navigeerida läbi erinevaid, nagu kogeda erinevaid audioindekse või nagu linnaindekse. Ja sa saad mingisuguseid narratiive oma enda peas nagu kokku panna selles keskkonnas, kus see kunstnik võib viibida. Ta annab nagu ruumi sellise nagu fantaasiale. Et nii palju, kui ma olen Mari-Liisist aru saanud, siis see
see suunitlus oli siiski nagu eksperimentaalne. Et ta lihtsalt uurib selle teosega peamiselt, kuidas see, nagu see suhe töötab siis, eks ole. Nagu, et olla mingis teises kohas, aga minu enda jaoks kohe selle teose puhul tegi täiesti uus kiht, sest kui need mikrofonid tema kõrvade juures, eks ole, mis annab tegelikult, ma kutsun seda binaural salvestamiseks, et kui mikrofonid täpselt nende kõrvade distantsil salvestamismomendil, et siis me nagu kõrvaklappidest järele kuulates saame väga realistliku kogemuse, nagu me ise viibiksime selles kohas, kui me oleksime selle inimesena nagu rollis. Ja pean tunnistama, minu jaoks kõige põnevam asi see näituse puhul oli see, et kuidas olla teistsugu inimese kehas. Sellepärast, et kui ta räägib, siis nagu läbi luuinduktsiooni ja nagu spetsiifilise kaja, kuidas inimene kuuleb ise enda häält. See tekib see tunne, nagu sa oledki kuidagi teise inimese kehas. Et ma ei mõtlen selle peale, kas seda on mingi rakendust olemas, näiteks ütleme inimeste jaoks, kui niimoodi otse mõelda, kes näiteks tunnevad soolise identiteedi konflikti, et tunda nagu helirännakut, kus nagu vastassugu inimene suhtleb sellisel moel, nagu ta suhtleb ja see on ikka need väiksed nuansid, kuidas me saame aru alati kõnest ja keskkonnast, et võib-olla missugus oled. Nagu ma ideaalis muidugi ei näeks seda vahet, aga seal on need nuansid. Et kas see on mõnel inimesel nagu teraapiline kogemus, et see on nagu minu jaoks seal näitusel tuli nagu see potentsiaal esile, et seda võiks ka vaadata, aga Mari-Liis ise seda nagu välja ei toonud. Aga jällegi nüüd rääkides sellest, et kui see teos jääb siis niisugusest nagu veits nagu eksperimentaalsemaks, et lihtsalt nagu uurida seda tehnoloogiat, siis ma tooks ühe näite sarnasest lähenemisest Veneetsia Biennaalit 2017 aastal, kus asi läheb nagu väga juba tõsiseks. Ja see on niisugune projekt olemas nagu siis Sonic Soundiks Venice Trajectories, kus mitu kunstnikku nagu siis kaasatud, mitu helikunstnikku kaasatud, et tegema niisuguse nagu helikaardi valmis, eks ole. Ja see helikaart ta ei ole nagu mingisugune kaart, mida nii väga nagu jagati laiali, kuigi seda sai, aga mis on eesmärk on see, et kui me vaatame neid siin Marko osast väljakust, eks ole, kõik need Arsenale ja siis Giardini piirkonnad, eks ole, ja need kõik need, Liidani ka, eks ole, et need on kõik need kohad, kus Biennaali ajal inimesed kõige rohkem liiguvad. Ja kõik need plokid, mis on pandud peale, need on need piirkonnad, kus siis nutiseadme vahendusel hakkab mingisugune heli, siis kasutajal hakkab siis nagu mängima. Ja see heli on seostatud siis mingisuguste sündmustega, mis selles nagu, mis selle koha, selle asukoha puhul on nagu olulised, eks ole. Et ta on natuke niisugune abivahendiga psühhograafiline kogemus keskkonnast, eks ole. Ja põhimõtteliselt see projekt, mille kannal nad töötasid, eks ole, see on veits laiahaardalisem, aga see keskendus nagu migratsioonile ja kogu sellistele poliitiliste küsimustele. Ja see akt, et sa juhatad kedagi mingisugusesse punkti, kus ta kogeb mingisugust, et kus nagu mingisugune helikunstnik on teinud oma sekkumise ja suunanud asukoha spetsiifilist tähelepanu just ühele punktile ja loonud mingi heliteose selle punkti peale. Et selle akti läbi nad on teinud nagu väga laetud piirkondi ja sealt muutub see teos nüüd nagu tohutult oluliseks või tähelepanu väärseks. Ma toon ainult ühe näite praegu siin nagu ühest punktist, eks ole, kuhu see projekt tähelepanu juhatab ja siis projekti kuraator Erika Tänn nagu üldiselt seletab seda niimoodi, et jaanuaris 2017, 4 kuud enne Veneetsia Biennaali avamist, uppus siis 22-aastane Gambia sõjapõgenik Pateh Sabali Veneetsia kanalisse, Grand kanalisse, eks ole, suurte kanalisse. Ja pealtvaatajad siis nagu ümberringi filmisid seda nutiseadmetega. Nad naersid ja tegid rassistlikke kommentaare ümberringi. Ja kuigi Patehile loobiti siis 3 päästerõngast, siis ta põhimõtteliselt uppus lihtsalt nende nutiseadmete, kaamerate keskel ja kogu selle rassismi ja naeru vääristamise
nagu käes ära lihtsalt ja keegi nagu noh, niimoodi see asi nagu lõppes põhimõtteliselt. Ja nüüd tegelikult kunstnikuna ei olegi midagi muud seal vaja otseselt teha, kui lihtsalt nagu suunata tähelepanu sellele punktile, teha mingisugune heliline intervention, mis paneb meid mõtlema sellest kohast. Et see kohe saad aru, et tegelikult see olukord on lisaks personaalsele kriisile ka rahvusvaheline poliitiline kriis. Et see nagu selline nagu seesama see audiogiid, eks ole, kuidas ta nii-öelda siis nagu GPS-i vahendusel siis nagu muuseumiruumist nagu kaugemal, et nagu annab meil rohkem võimalusi kunstnikele. Et see on nagu üks nagu hea näide, kuidas see sama nüüd 50-ndate tehnoloogia siis saab nende avalikus ruumis midagi nagu välja tuua meie jaoks nagu erakordseid siis nagu mõtteid. Üks asi, mis natuke seostub sellega on siis nagu 2010-2011 aastal toimunud Tallinnas projekt, mille nimi oli Tune City Tallinn ja siis sellega seoses siis valmis Sound Map of Tallinn. Et kui me ennem rääkisime nagu intsidendist ja võib-olla tunnistajast, siis see Sound Map of Tallinn, tema nagu siis nagu see sisu, aga mida me nagu veidikene laiemaks on siis tehnoloogia nõudest või tehnoloogia vajadusest. Ja ma arvan, et ma hakkan siin punktis nagu võib-olla siis isegi hüppama sellest tehnoloogiast nagu kaugemale, et mõelda, et küll ühest küljest, kuidas tehnoloogia on mingisugust eelised mingis kontekstist aru saada, aga mingis punktis on nagu, ei olegi võib-olla seda tehnoloogia nii väga vaja, lihtsalt vaja näidata näpuga, et mis toimub. Ja see teos siis nagu valmis põhimõtteliselt siis 2 sammul. Esimene samm oli nagu 3 kunstniku Carlo Cubero, John Krishnitz ja Patrick McKinley nagu siis heliuuringutest. Käia nagu Tallinnas ringi otsida mingisuguseid spetsiifilisi kuulmiskohti, mis on väga iseärased Eesti jaoks, mis tekitavad tunde nagu, et need heliruumid konkreetsed lood on osa meie kultuuriruumist või meie kultuur on eriline nende helide pärast. Ja teine samm oli siis koostada sellest niisugune kataloog, kus siis inimesed saavad ise käia nagu rändamas ja kuulamas erinevaid punkte Tallinnast. Ja minu arust just autorite kommentaari, et nagu just nagu leida mingisugused helid, mis on nagu just spetsiifiliselt Eestile iseärased. Et nagu see on minu arust selle nagu projekti tuum, et suunata inimesi lihtsalt mingitesse punktidesse kuulama ja läbi selle nagu võib-olla leida mingisugused helid, mis on täiesti unikaalsed, mis teevad Eesti suhtes mingisuguse unikaalse nagu, mis teevad Eestis unikaalse keskkonna, sest nagu mul endale küll on pidevalt see identiteedi küsimus, et kas Eesti on nagu lihtsalt üks Balti riik või üks Euroopa riik või kas meil on nagu mingisugused nagu helis ja valguses ja mingisugustes keskkonna, lihtsalt loomulikes keskkonnaelementides olemas mingisugune iseärasus. Me saaksime aru, et see on teistsugune koht või näiteks et Tallinn on täiesti erinev kui Riia. Kas on mingid iseärasused ja helides otsimine on selleks nagu hea võimalus. Ja siis ma lähen edasi siis nagu seda asja nagu laiendama, et mul on tunne, et liitreaalsus, see, kus me mõistame seda, eks ole, et see nagu see termin on palju potentsiaalsem kui Räni Orgub seda nagu meile tutvustada läbi erinevate nagu tehnoloogiliste seadete. Et see muutub hästi nagu semantika küsimuseks. Et ühes küljest küll, et nagu läbi nutiseadme vaadata, läbi mingisuguse interface'i vaadata virtuaalse kihti on jah nagu üks vorm liitreaalsust, aga samamoodi oleks ju ka nagu hologramm, eks ole, mingisugune virtuaalsusest ruumi keskele pandud teiste tehnoloogiatega, see on ka nagu osa nagu liitreaalsust, mis tundub hästi loomulik seos olev. Ja samamoodi siis näiteks vikerkaar, eks ole, vikerkaar on nagu objekt, ta on nagu skulptuur, me ei saa teda katsuda, aga ta on nagu ikkagi konkreetne nagu objekt, eks ole, ja ta on ka nagu mingil määral siis niisugune liidetud reaalsus või niisugune nagu väljaspoolses siis materiaalselt
on teistsugune kui laud, vikerkaar on teistsugune kui laud. Ja jällegi siis nagu ma enda niisuguse nagu uurimuse kallale keskendudes ka, et siis nagu ma tegelen palju see küsimus nagu heliskulptuuridest. Et seal ma mõtlen ka seda, et no heliruumis, eks ole, kui sa paned ühe kõlari nagu ruumi keskele, siis selle kõlaril on nagu olemas mingisugune leviala, eks ole. Mingis punktis, kui sa oled sellest kõlarist kaugemal, sa enam ei kuule seda heli. Seega saad näpuga nagu enam osutada, et nagu, et seal on see heliobjekt või mingisugune helisfäär või helisündmus, et ta on ka nagu niisugune keha ruumis. Et kui see kõik nagu need nähtused nagu hologramm ja heli, kõik kõnetavad mingisugust nagu niisugust nagu jah, mingit liidetud siis nagu virtuaalsust ruumis või nagu ja peaaegu sama hästi nagu keha, eks ole. Et siis nagu võib-olla unustaks ära vahepeal need prillid ja see filosoofilise mõttekäigul eesmärgil ja hakkas siis mõtlema selle peale, kuidas töötada. Peaksin tegema natuke pikem sissejuhatuse ühele teosele, mis ma tegin Kumu jaoks koos helilooja Sven Sosniskiga. Teos nimi on The Great Above, mis siis kõnetab Hokusai, üks puulõiget, kus on siis näha, teate kõik seda kujundit, eks ole, kus on näha seda Mount Fujit seal hästi väiksena suurte ookeani lainete kõrval ja me näeme siin hästi palju merehädalisi, kes võitlevad nende hiiglaslike lainetega ja niisugune suur hirm on selles kajastatud ja siis nagu Sven Sosniskiga me tegime koos sellise teose, mis nagu tõlgiks kõik selle hirmu, kogu selle visuaali, kõik selle nagu teise meediumisse niimoodi, et jääks väga vähe nagu alles, aga niisugune emotsioon säiliks. Ja mõte oli siis, kui see on visuaalne töö, siis me teeme mingisuguse töö, mis ei ole visuaalne, teeme helipõhise töö. Kui siin on nagu näha spetsiifilised tekstuurid nagu vesi ja niimoodi, siis me ei kasuta mitte ühtegi vee heliteoses, vaid me üritame luua niisuguse nagu laine nähtuse mingi teisel moel. Ja kui siin on nagu võib-olla kajastatud siis niisugune suur, ma ei tea, kalurite hirm ja ookean, siis meie mõtlesime selle peale pigem nagu kaasaegne hirm, nagu, mis puudutab veekogusid, siis võiks olla nagu üleujutused. Ja sellest valmis selline teos, mida installatsioonitööde puhul oli kunagi see dokumentatsioon samaväärne kui teos ise, aga põhimõte on siis selline, et meil on olemas siis nagu salvestis ja kuidas me loopisime nagu need samu kiviplokid, millest me valmistatud need trepid, loopisime treppidest alla ja salvestasime neid varigu ja helisid. Et siis komponeerisime sellise teose läbi 18 kõlari saatel, kus on nagu tunda niisugust nagu varingut või niisugust nagu lainet, mis sõidab nagu treppidest alla selles samas keskkonnas. Ja kuna see sisahoovi arhitektuur on tegelikult Gaussias, siis ta muutubki veits klaustrofoobiliselt, et kuidas see mingisugune nähtus võiks tulla niisugune laine, mis tuleb nagu ülevat ja uputada selle nagu hoovi ära. Aga mis on minu jaoks seda puhul veel nagu olulisem, on see kogemus, kuidas sa oled seal treppide keskel. Ja siit olegi seda heliskulptuuri mõista nagu väga esile ka, et kui sa oled nagu see trepi keskel, sa saad näpuga näidata, et see helisündmus tuleb praegu minu poole. Mingis punktis ta läbib sind ja mingis punktis sa näed, et nüüd ta läheb sinna. Et sa kogu aeg nagu kõnetad selles keskkonnas nagu mingisugust helivormi, mis esineb selles keskkonnas. Et jällegi nagu, ma tunnen, et nagu see on see punkt, kuhu võiks nagu filosoofiliselt jõuda sellise nagu liitreaalsuse nagu mõistega. Aga ma räägin praegu väga niisugusest individualistlikust objektist, eks ole, väga nagu iseseisvast skulptuurist. Ja ma tahaksin nüüd selle loomingu lõpus jõuda tegelikult sellesse punkti, kus nagu me saaksime ikkagi näha nagu siis kunstiloomingus, selles liitreaalsuses midagi sellist, mis seostub arhitektuuriga või mis kuidagi nagu need kaks teemat võiks põimuda oma vahel. Ja ma sooviksin tutvustada
viimased 10 minutit ühte Jakob Kierkegaardi teost Four Rooms, see on üks album, mis on salvestatud Tšernobõlis, aga selle tutvustamiseks ma teen sissejuhatuse natukene kaugemalt. Et see väärib, et see lugu aastast 1969, kus niisugune helilooja nagu Alvin Lucier tegi lihtsalt nagu albumi valmis nagu I am sitting in a room. Ja ma usun, et paljud on neist kuulnud, aga ma igaks juhuks nagu mängin mõnda kohta sellest, et tuletada nagu meelde, millega tegu oli. Ja kuna, kas me kõik vist räägime siin inglise keelt, kellegi inglise keelega probleeme kindlasti. Kas tõlgi või ei tõlgi? Ei tõlgi. Siis Alvin Lucier nagu tegelikult räägib sellest teose sees, kogu selle teose taotlusega ära, et seega nagu me saame kuulates nagu aimdus, mida see projekt on. I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves, so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have. I am sitting in a room different from the one you are in now. Panen siis veits edasi. I am recording the sound of my speech as a demonstration of physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have. Ja veel. Ja kuskil lõpust. Siis liigungi Jakob Kierkegaardi juurde, aga ma lihtsalt viimas paar kommentaari seda Alvin Lucieri kohta, et nagu see protsess, kuidas ta siis oma häälega seda nagu pidevalt tagasi mängides ja salvestades uuesti toob esile seda ruumi nagu loomuliku nagu resonantsi. Et see toimub see protsess, kuidas inimene vahendab oma häälega kuidagi mingis, ta loob mingi seose keskkonnaga läbi oma nagu hääle ja sellise nagu spetsiifilise tehnika. Et seal seal toimub mingisugune nagu huvitav protsess ja jällegi midagi seostan selle nagu liikmise aktiga, eks ole, millest nagu siin jutt on, et see nagu need helid selles keskkonnas kuidagi nagu liidetud ja mända peale, aga läbi sellise nagu inimese vahendus, eks ole. See on huvitav see, et me ise nagu kujundame keskkondi ja kunstnikena me siis nagu mängime selle keskkonna tähendusega ja nagu kuidagi nagu see kultuur käib pidevalt nagu sentrifuugis või nagu kõik need ideed käib nagu ringi. See on nagu minu arust hästi nagu ilus poeetiline mõte, et sellisel juhul ongi nagu see ruum ise või objekt ise tehtud kuuldavaks või nagu kultuur on laotud kultuuri peale või siis nagu seda samast oli selle, kuidas linna näitatud linna peale, eks ole, millest oli ka varem juttu. Ja
ja nüüd ma jõuangi siis Kierkegaardi juurde, kes on siis viimane näide. Ja see albumi puhul ta on kasutanud seda sama tehnikat, lähenemist, mis on olnud Alvin Lucieril, ehk siis nagu salvestada mingit keskkonda ja siis nagu mängida tagasi või et Alvin Lucier salvestas oma häält, aga mida Jakob Kierkegaard on seda sorti niisugune väga professionaalne field recording artist, et ta kasutab hästi peene mikrofone, et nagu salvestada kõige õrnemaid helisid, mis nagu, mida võiks leida, et mingid väiksed nüansid, kuidas meil jääpangad sulavad või nagu et hästi nagu peened helid, et siis igas ruumis on olemas niisugune nähtus nagu room zone, mis on muidu filmitööstus väga-väga oluliseks. Ka siin ruumis on mingisugune müra olemas koha peal, eks ole. Ja filmis ei tohi olla kunagi vaikust, sellepärast kui filmis on hetkeks vaikust, siis kõikide kuulajate tekib tunne, et midagi nagu heliga nagu valesti, et kas mingi heli kadus ära või mingi olukord nagu juhtus. Et seega nagu alati võib olla mingi müra taustaks ja siis nagu filmi puhul on olemas field recordists või nagu siis helisalvestaja filmi jaoks. Nad alati lähevad enne filmi, mis lähevad mingisuguse spetsiifilise ruumi ja salvestavad lihtsalt selle ruumi vaikust. Ja see lihtsalt saadi nagu filmile alati üheks kihiks nagu alla, et iga dialoogi taga peab olema sellise vaikuse helikiht. Et põhimõtteliselt siis Jakob Kierkegaard samamoodi salvestab siis nagu Tšernobõlis 4 ruumi ja siis need ruumid on siis kirik, auditoorium, ujula ja siis gümnaasium. Ja ta salvestabki seda room zone'i selles keskkonnas ja ta teeb seda sama salvestamise ja maha mängimise ringi läbi selle room zone'i vahendusel. Et sul ei olegi seda enam seda inimest seal nii väga vahel või et see ainult ongi niisugune nagu inimese sekkumine on ainult see, nagu see teha ruum kuuldavaks ja kutsuda läbi selle ruumi enda heli kutsuda ruumi loomuliku arhitektuuri resonantsis nagu esile. Peale sellest rohkem seletama, ma näitan see paar näidet siit, kuidas need keskkonnad kõlavad ja ma tooks esile ka selle, et pange tähele, kuidas see niisugune isegi natuke õõvastav heli sobib nendesse keskkondadesse, kui sa peaks tegema mingi filmi Tšernobõlist, et helidisainerina võib-olla sa sooviksidki luua selliseid helisid. Mängin siin paari kohta ja ma alustan kirikust.
aitäh! Kuna see kontserti kõla kõik üleval, siis inimesed on spontaanselt, mis tulid järgi ja taustatasid oma nimiga. Jaa, tore oli näha neid töid, mida ma isegi kuraatori ja pildisin selle kogu töö, kuidas Sten näitas, et kuidas mul on nagu raske olla see küsimuste küsija, et ma tunnen Steni päris hästi, aga ma küsin sedasi, et tegelikult nagu väga julge ja ambitsioonikas samm kandideerida. Et mis mõtted sul oleks selle osakonnaga või mida sa tahaksid teha, sa oled selle äsja lõpetanud, et mõnes mõttes on see väga värske selline info üliõpilasena. Mis plaanid sul oleks õppida? No ongi vist see, et ma olen nagu hästi kuidagi nagu sattunud hästi palju käima erinevates kunstiülikoolides Euroopas ja nagu jälgin kogu aeg seda, et mis on siis nagu see osakonna juhataja või siis nagu see professori nagu roll, et kuidas teha nagu see mingid huvitavaid nagu algatusi just nagu ülikooli tasemel. Ja nagu ma saan aru, et see on nagu hästi huvitav nagu potentsiaal, mida nagu loengutes nii väga ei saa võib-olla rakendada, et ma olen loengut ka nüüd andnud erinevates teaduskondades 3 aastat. Et loengute puhul nagu võib-olla see maksimum, mis sa saavutada, on võib-olla üks mingi presentation või üks näitus, eks ole. Et siis ma tunnen, et osakonna mastaabis on ikkagi võimalik teha midagi, mis on võib-olla väga suur samm üldse selle tehnoloogilisele kunstile ja ka nagu samamoodi ma enda huvimad ka see helikunstiga, samamoodi videokunstiga. On väga-väga huvitatud projektsioonist ja niisugustest lahendustest. Et ma just nagu mõtlen selle peale, et kui ma vaatan näiteks nagu Rundumi gruppi ja niisugused nagu algatusi, mis tulevad ülikoolist, et ma olen nagu tundnud seda, et mul on nagu võib-olla mingisugune võimalus nagu teha midagi enamat, kui ma olen siiamaani saanud teha, olles nagu osakonnaga seotud või niimoodi. Ja jällegi ma olen väga hästi näinud väga häid osakonna juhatajaid, kes on nagu algatanud igasugused nagu tõesti pannud kunstnikud tegema erinevaid projekte ja nagu hästi palju näitusid tegema. Et see on ka nagu hästi inspireeriv olnud, et kuidas ja noh, kui ma kõrvutan ennast nende inimestega, kui tunnen endas ka nagu nagu energiat ja ma tahaksin nagu kuidagi nagu väga nagu elavdada sellist passiivset nagu keskkonda või tunnen, et kunstiakadeemia on passiivne, aga ma tunnen, et mul oleks nagu soovi nagu midagi mingit asja sellest võimendada ja see kindlasti nagu puudutab uusmeid osakonda, sellepärast ma usun, et selle osakonna on väga palju potentsiaali, mis on rakendamata, et tahaks seda nagu käsile võtta. Ma korraks kaaperdan ära Triinu küsimuse ja küsin, et sinult sama osakonna kohta tooli kohta üliõpilasena, mis oli nagu nende õpingute ja tegelikult võib-olla üleüldse sinu kunstiakadeemia õpingute nagu selline kõige parem asi või mida sa tooksid erilise plussina välja ja mis nagu on see, mis nagu häirinud on? Highlight ja mingisugune selline miinus. Jah, miinus. Miinus on olnud tegelikult jah, ma pean olema täiesti nagu aus jah, et ma ütlen, miinus on olnud tegelikult tugi nagu, et miinus on olnud praktiliselt kõikides osakondades, kus ma olen õppinud, on nagu miinuses on see, et ei ole kedagi ümberringi, kes nagu nüüd ütleme nagu meistritöö nagu on kuidagi jäänud nagu soiku, et ei ole kedagi, kes spetsiifiliselt vahel kas või uuriks, et kuule, sa töötab praegu näitusega, kas ma saan kuidagi sulle abiks olla või nagu, kas ma saan seda kuidagi juhendada selle käigus. Ja see on alati niisugune, et on alati niisugune õhustik, et sa nagu peab koguma julgust, et pöörduma mingi meistri juurde või professori juurde, et kas ma tohin korraks sinu aega laenata selleks, et nagu tegeleda selle väga keerulise protsessiga ja siis ma tunnen, et see on nagu minu jaoks nagu puudus, kui niimoodi küsida, eks ole, jah, et ei ole nagu väga häänsat tugistruktuuri.
Ja mille puhul mul tegi olemas nagu inspiratsiooniga teistest osakondadest, kus on nagu mingi paremad näited, kus ma tunnen seda, et on paremad näited. Aga mis on nagu plussid on olnud kindlasti nagu see, et meil on hästi palju olnud nagu vahetusel käimise võimalusi. Ma olen nendest nagu ikka väga tublisti kinni haaranud ka, et õppinud aasta aega Viini Kaunite Kunstide Akadeemias ja käinud nagu, ma ei tea, 7-8 Uno kiirkursused pluss taamakursused. Et see pidev kontakt erinevate ülikoolidega, erinevate inimestega üle Euroopa, see on nagu, minu jaoks on see vundament, et üldse nagu olla ka praegu siin, eks ole. Et see on nagu ülihea. Et ja vahepeal isegi, Uno suhtes oli isegi vist EKA oli, eks ole, rannis seda nagu rahvusvahelist exchange'i. See on natuke nukker küll kuulda, et highlightid on need hetked, kus sa olid koodikast ära. See küll väga rõõmu ei tee, aga mis seal ikka, see on siis reaalsus. Vastupidi ka, kui ma võin seda lisada sinna juurde, sest nagu teine highlight, mis on see, kuidas on välismaa tudengid olnud Eestis. Et pidev kokkupuude teiste inimestega, teistest kultuuridest. Nagu see nagu üldse nagu võimaldab minu jaoks nagu kaasasja kunstiõpet üldse, sest Eesti keskne see ei saa olla. Aga mida siis sina õppejana, kuidas sa mõtled, et kuidas sina siis kavatsed oma aega jagada, et sa kavatsed siis kogu aeg olla üliõpilaste jaoks olemas ja neid pidevalt küsida, kas neid saab kuidagi tehniliselt aidata. Et mis saab sinu kui noore kunstniku karjääris selles valguses, kui sa kavatsed nii jäägitult edasi pühendada sinna osakonda? Ma tunnen, et teed see nagu akadeemia töö ja nagu loomingut, ma isiklik loomingu töö nagu väga põimitud oma vahel, et ma tunnen, et nagu see on ainult nagu minu jaoks nagu võitu niimoodi, et ma ei tunne, et see nagu, et see on nagu väga suur kohustus, eks ole, aga ma tunnen, et ma praegu on ka seotud nagu olnud erinevate projektidega, mis nagu ka nagu olnud seal sellepärast, et hakkama saada ja selleks, et nagu et ikkagi nad kõik nagu omavahel käivad käsikäes, et nagu mingi teise projekti raames seda õpetamise protsessis näiteks mul valmib võib-olla mingi näitus, eks ole, sellepärast, et selle õpetamise protsessi käigus ma käin läbi nagu neid ideid, mis nagu viivad võib-olla järgmise projektini. Ma tunnen praegu jah, et tunnen seda energiat, et see on nagu igapidi nagu niisugune asi, mis pigem aitab kaasa, kui jätta mingid asjad võiku. Mis teine pool küsimus teile see? See on olnud küsimus poolt praegu. Aga küsime hoopis publiku käest. Võima. Jah, kõigepealt aitäh nii huvitava ilusa presentatsiooni eest ja kõigepealt ma haaraks viimasest kätte, et ma natuke räägiks vastu, et tugistruktuuri Keitika, et minu juurde on alati saanud tulla võib-olla, kus puudu jääb, võib-olla on mõnedest materiaalsetest vahenditest, kus tõesti, et kui midagi ei ole, siis on raske midagi teha, et kui tahta midagi väga teha, mis on väga vinge ja mis on väga palju nagu finantsi, aga selles mõttes, et minu poole saab alati tulla ja seal ei ole vaja julgust koguda, et minu poole tulla ja küsida heli kohta midagi näiteks. See on lihtsalt, sorry, aga ma pean ennast kaitsma selliselt, kuna ei olnud see isiklikult minu vastu kriitika suunatud, aga kuule, praegu on siiski, jätame kriitikale vastata hilisemaks, et hetkel on siiski aeg Steinil vastata. Jah, aga see on minu tegelik asi, ma tahtsin lihtsalt küsida, et sinu presentatsioon oli nagu seinast seina, et hakkas arhitektuurist lõpus nii-öelda muusikaga, et selles mõttes mina nimetaks nüüd viimast asja, mida sa näitasid ikka teosteks ja mitte albumiteks, kuigi see mingisugune, mis ta on iTunes näitab seda niimoodi, aga siis küsiks pigem sisuliselt, et kuidas need asjad on sinu jaoks seotud, et minu jaoks on ikka arhitektuur ja heli on omavahel seotud ja Dune City on hea näide, kus seda on loomulikult koos vaadatud, aga kuidas nüüd siis uusmeedia õppes? Kuidas sa nüüd uusmeedia õppes nii-öelda siis kujutad seda ette, et sellist nagu suurejoonelist nagu mõttelist kava kuskil nagu loengu vormi viia?
jaa, väga hea küsimus küll jah. Ma mõtlengi selle poole pealt, et peab olema nagu kättesaadav igasugused nagu tehnilised nagu abinõud, et tegelikult üldse orienteerida nagu siis tehnoloogilise kunsti valdkonnas, aga ma arvan, et nagu loengute baasi peaks nagu keskenduma just niisugustele kaasajase kunsti küsimustele. Et nagu mis on põhimõtteliselt kõige põlisemad küsimused, mis puudutab meie nagu keskkonda, meie kultuuri ja nagu võib-olla see ainult enda peale, vaid siis nagu üldse Euroopa mastaabis ja maailma mastaabis. Et pigem nagu, ma arvan, et üks nagu loengu mudel võiks olla nagu üks nagu filosoofiline nagu sissejuhatus erinevatesse nagu teravates küsimustesse ja samal ajal peaks siis nagu pidev nagu osakonna tööle siis nagu andma inimestele kätte nagu tehnoloogilisi nagu teadmisi või tehnikaid ja nad saaksid nagu selle nende probleemidega suhestuda siis. Et ma näen seda, et oleks, kuna see valdkond on tõesti nii lai, et siis see peab olema ikka keskmine niisugune toon, niisugune kindel toon peab see keskel olema, mille ümber saab siis nagu navigeerida, eks ole, et saad ümberringi saad, võib-olla teeme näiteks koostööd, EKA-l on ju olemas VR Lab näiteks täitsa, et teeme nendega koostööd, teeme seal mingid, anname inimestele nagu sissejuhatuse sellest, õpetame enda osakonnas heliprogrammeerimist, Max MSP-s midagi väga spetsiifilisest, aga lihtsalt anname pidevalt neid tehnoloogilisi nagu võimalik teadmisi inimestele ja samal ajal nagu pidevalt juhatame neid läbi niisuguse kaasajase kunsti küsimuste. See on mõte. Ja jällegi peaks nagu, kui vähegi on võimalik, sest nagu peaks saama nagu magistritudengeid pidevalt igasugustele penaaridele, teha niisugused nagu väljasõite, kus on nagu päev läbi vaadata kunsti ja siis teha õhtul niisuguseid ringis arutelusid, et mida me oleme näinud, kuidas tähendab, eks ole, et nagu kuidas näiteks selle aasta siis Ars Electronica Festival, teaduse ja kunstifestival nagu oli, kuidas see mõjus meile, kas on liiga palju, ütleme siis nagu teaduse illustreerimist või need asjad minu jaoks nagu väga olulised, et saaksime nagu näha ja arutada ja sealt edasi võib-olla isegi korraldada ise, sest niisugused mingisugused discussionid. Riin, palun küsimus. Tulen selle juurde, et Raul Keller ennist ütles, et uusmeediaõpped on oma professori nägu, juhul kui sina peaksid sama professoriks, siis oleks see esimene samm või sammud, mis muudaks sulle sinu nägu ja milline see nägu oleks? Jah, see on hea küsimus nagu peale speeglist natukene aega vaatama, aga ei, selles nagu, ma olen väga seda sorti tüüp, kellele meeldib teha, nagu, et selles nagu, ma väga nagu ei ole, ma ei salli nagu väga palju nagu passiivsust, et ma ikkagi tunnen seda, et kogu aeg asi peab jõudma mingisuguse nagu teostamiseni ka, eks ole, et nagu, et loengutes ma arutan küll nagu enamasti niisugused nagu filosoofilisi mõtteid, eks ole, keskkonnast ja tehnoloogiast, aga kuigi oleks nagu, kui see oleks minu nägus, ma arvan, et see tõenäoliselt tähendaks seda, et nagu prooviks teha nagu niisuguseid grupiprojekte ja isegi nagu mõtlesin võib-olla nagu, kas on võimalik nagu luua mingisuguseid mingid vestlus nagu ringe, mis nagu teeksid, teadvustaksid ka EKA-le ja üldse nagu siis Eesti kultuurikihlile üha rohkem nagu niisugust nagu kaasaegset tehnoloogilist kunsti, sest nagu meil on ju nagu väga palju kunstnikke, kes viljelevad seda väga peenel moel, Taavi Suisal on väga suurepärane näide sellest näiteks, et nagu seal on olemas need loometegijad juba, aga lihtsalt on minu arust on nagu veidikene vähe seda tutvustust, et kuidas siis kunst ja teadus saavad omavahel kokku, eks ole, või kuidas nagu need mõtted siis omavahel seostuvad. Et ma arvan, et see on tegude periood minu jaoks. Tahaks, et see oleks niimoodi. Kujutan ette, et ma olen selline inimene, aga eks näis. Kas on veel publikul küsimusi kellelgi? Paistab, et ei ole ja kuna meie aeg on ka täis, siis nüüd saame veel ühe suurema aplausi teha Stenile. Aitäh! Edasi rääkima publikut, kes on selle pika loengute seeria vastu pidanud. Võite endale ka aplausi teha. Teil meile aplausi tegemast. Ja.